Greta Thunberg kahjuks meie kõigi jaoks läheb jälle viraalseks, kui ta püüab maailmale tõestada, et immigrandid on tõesti parim asi. Ja ometi kahjuks oleme leidnud mingisuguse kaadri, kus ta näeb nende samade inimeste seltsis väga-väga ebamugav välja. Ma mõtlen, üllatus, väike valge tüdruk ei ole just eriti turvalises olukorras nende inimeste käes, keda ta väidab nii väga armastavat, aga tegelikult ei ole ka Rootsi ise. Vaatame siis, mis toimub. Issand jumal. Okei, nii et see juhtus Rootsis eelmisel aastal. Rootsis oli 16-aastane tüdruk teel töölt koju, kui temaga juhtus see. Kuid kurjategijat, tunnustatud põgenikku, ei saadetud välja, sest kuritegu ei peetud piisavalt tõsiseks, et ületada pagulaskonventsioonis seatud kõrget lävendit. Tema juhtum on paljusid sügavalt puudutanud. Ja tõsiasi, et kurjategijaid ei saadeta välja, on reetmine kõigi kuriteoohvrite suhtes. Rootsi migratsiooniministrina, 2 tütre isana ei saa ma kaitsta süsteeme, mis seavad kurjategijate õigused ohvrite ja seaduskuulekate migrantide õigustest ettepoole. Ma mõtlen, see on ju üsna iseenesest mõistetav, kas pole? Ausalt öeldes häirib mind iga kord, et see pole iseenesest mõistetav. Nii et nad ei deporteerinud isegi vägistajat. Ja nii see tüdruk. Ei, mitte jälle. Inimestel on Rootsist kui progressiivsest, solidaarsuse ja humanitaarsete väärtuste juhitud riigist kujunenud kuvand juba ammu aegunud. Tänu jumalale. Ja me peame kiiresti rääkima mõnest siin toimuvast asjast ning avaldama kogu võimalikku survet. Rootsis saadetakse üha sagedamini välja inimesi, kes tulid siia lastena ilma oma peredeta riikidesse, millega neil pole mingit seost ja mis pole nende jaoks sugugi turvalised. Ma arvan, et lahendus oleks see, kui me saadaksime nad välja koos perega. Ma arvan, et see on hea mõte, mille ta välja tõi. Loogiline oleks saata pere koos nendega. Ja need noored inimesed... Jah, on küll. Miks mitte saata kõik need hullud inimesed koos? Head aega selle asemel, et saata lihtsalt juhuslikke inimesi. See töötaks ka. Inimesed ei teinud midagi valesti. Ma mõtlen, kas need tüdrukud, keda vägistati, tegid midagi valesti. See ongi küsimus. Ja seda olukorras, kus Rootsi muutub järjest vaenulikumaks ja rassistlikumaks, nagu nii paljud teisedki maailma piirkonnad. Ja Rootsi valitsus peab nüüd isegi läbirääkimisi Talibani valitsusega, et hõlbustada väljasaatmisi. Väga hea. Nii et nemad võtavad nad vastu. Väga tore. Ja, olgu. Ja need. Ma mõtlen, okei, mida sa üritad öelda? See on probleem, et Rootsi peab Talibaniga läbirääkimisi. Aga kuidas oleks sellega, et probleem on hoopis selles, et Rootsi toob Talibane sisse? Kui me arvame, et Taliban on meie ühiskonnale ohtlik selle tõttu, mida nad inimestega teevad, siis võib-olla ei peaks inimesed, kellel on samad uskumused nagu Talibanil, sinu ühiskonda tulema, Greta. Ma mõtlen, kutsu mind geeniuseks. Ma tean, see on üle jõu käiv. Muide, tere tulemast Pushbacki. Mina olen Meira Ka, sinu saatejuht. Kindlasti vajuta tellimisnuppu. Ebainimlikud teismeliste väljasaatmised on Rootsis tekitanud palju viha erinevalt inimlikest vägistamistest. Õigus varjupaika taotleda on põhiline inimõigus ja seda ei saa ohverdada. Muidugi saab. Lihtsalt loobud sellest. Mida sa mõtled? Saad selle lihtsalt välja lülitada. Kes otsustas, et seda ei saa ohverdada? See on otsene tulemus rangematest rändepoliitikatest ja vaenulikust diskursusest. Ja migrandid on juba ammu selle arengu vastu võidelnud ja hoiatanud, kus me oleme puhta dehumaniseerimise normaalseks muutnud. Ma mõtlen jälle, siin ta ajab lihtsalt täieliku jama sellest, kuidas me dehumaniseerime. Väga lihtne matemaatika. Kohtle oma ühiskonna inimesi inimlikumalt kui teisi, et sinu inimesed oleksid turvalised. Kui sinu tüdrukuid vägistatakse, siis on see suurem probleem, kui hoolida meestest, kes tulevad vägistama. Väga lihtne, väga selge. Aga veel kord meeldetuletus, kohe vaatame videot, kus Greta on nende samade meestega, keda ta väidab end kaitsvat. Ja te näete kohe, kuidas ta siin levitab seda jälki jama, mis mõjutab ja kahjustab teisi tema vanuseid tüdrukuid tema kogukondades ja riigis, kuid ta ise ei saa aru, et see võib tegelikult ka talle endale kahju teha. Sa ei saa valida, milliseid inimõigusi austada ja järgida. Muidugi saab. Mida sa mõtled? Miks? Asi ongi selles, et neil inimestel on kõik need kujuteldavad reeglid. Pole ühtegi reeglit, mis ütleks, et sa pead midagi tegema. Miks sa ei või lihtsalt otsustada, et seekord me seda ei tee? Me ei saa jääda ebaõigluse ajal vaikseks. Muide, ma mäletan, et sain isegi selle klipi vaatamise eest kriitikat. Vaata seda. Politsei lahkub ja kui me valmistume minema, saabuvad noored mehed, kes katavad oma näod ning ründavad.
Filmid või? Kurat, söödad ära, mees! Mine! Mine! ära sa puutu. Me püüame teid aidata, me tahame teid heas valguses näidata. Te ei pea meid haiget tegema. Pole vaja olla ebaviisakas, pole vaja olla. Pole vaja olla ebaviisakas. Kui hale, kui tõeliselt hale. Sul on need inimesed, kes ründavad sind, tulevad su kallale ja sina ütled, pole vaja olla ebaviisakas. Palun, ära ole minu vastu ebaviisakas. Aga just see ongi see naeruväärne mõtteviis, mis neil inimestel on, et nad arvavad, et pääsevad sellega kogu aeg puhtalt. Ja ausalt öeldes mina isiklikult olen sellest juba üsna tüdinenud ja väsinud. Aga nagu ma ütlesin, me vaatame natuke Greta tegemisi ja seda, kuidas ta end nende inimeste keskel tunneb. Ma mõtlen, vaadake tema nägu, eks. Lihtsalt vaadake tema nägu selles videos. Rohkem triksi! Ma ei tea, kuidas sinuga on. Ebabuss peaks häbi tundma, selle tüdruku üle oleme uhked, ta on tõeline kangelanna. Ja peaministrile ütleme, et see on Rootsi kangelanna, mitte sina, Risterson. See inimene tundub mulle uskumatult ebamugav. Ja kas sind üllatab, et ta teda puudutab? Ei, muidugi mitte. Miks ta peakski olema? Vaata! Piele! Tema nägu! Jällegi, see on inimese nägu, kes levitab neid hullumeelseid propagandistlikke ideid. Okay? Hullumeelsed. Alati on lihtne seda meeles pidada, kui sa tahad teha midagi, mis toob sulle palju tähelepanu. See näeb natuke teistsugune välja, kui sa pead sellega kodus päriselt tegelema. Nüüd, mul ei ole mingit kaastunnet Greta vastu. Ma arvan, et ta on üks kõige ohtlikumaid ja jälgimaid olendeid, kes on kunagi maal kõndinud. Ja ta on teinud tohutult palju kahju, normaliseerides midagi, mis kahjustab noori naisi kõikjal aktivismi nimel. Mul ei ole mingit kaastunnet. Mul ei ole absoluutselt mingit vajadust, et ta oleks kaitstud või turvaline. Ma tahan, et ta mõistaks, kui ohtlik see, mida ta teeb, tegelikult on. Muidugi, ma ei soovi talle halba, aga ma tahan, et ta mõistaks, et see ei ole naljakas. Ja kui sa tunned end ebaturvaliselt meeste kõrval, kes sind puudutavad, suuremad mehed teistest riikidest, siis võib-olla tunnevad ka teised tüdrukud, keda sa väidad kaitsvat end ebaturvaliselt. Ja tundub, et mingil põhjusel ei suuda ta sellest aru saada ja ta levitab siiani sellist ideoloogiat. Näita mulle, millised need inimesed välja näevad. Näita mulle, milline võim välja näeb. Näita mulle, milline demokraatia välja näeb. Näita mulle, milline demokraatia välja näeb. See ongi see, milline demokraatia välja näeb. Võimalus tänaval karjuda ja teha mida iganes tahad, isegi kui sa levitad ohtlikke ideoloogiaid. Ja jälle, pea meeles, need on inimesed, kelle eest tema seisab. 30. aprillil otsustas Hollandi kõrgeim kohus, et Hollandi välisminister on kohustatud evakueerima 48 Gaza lõksu jäänud inimest. Kõikidele neile on Hollandi elamisload heaks kiidetud ning enamik neist on tudengid, kes on vastu võetud Hollandi ülikoolidesse. Kuid hoolimata sellest, et otsus sätestab selgelt ministri kohustuse, ei ole Hollandi valitsus astunud ühtegi sisulist sammu nende inimeste aitamiseks Gazast lahkumisel. See on jätnud nad 6 kuuks teadmatusse olukorda. Välisministeerium kuritarvitab seadust, sundides iga viisaomaniku eraldi kohtumenetlusse, hoolimata sellest, et riigi kõrgeim kohus on identsetes juhtumites ja korduvalt otsustanud, et minister peab evakueerima. Okei, kuulake nüüd. Ta tahab, et inimesed, kes olid vastutavad teiste inimeste massimõrva eest, lubataks jõuga tema riiki, sest kõrgeim kohus otsustas nii. Lihtsalt meeldetuletus kõigile, kes teavad kas või midagi seadustest, see ei käi nii. See, et kohus teeb otsuse, ei tähenda, et järgmisel päeval saab midagi kohe teoks. Need 48 inimest võivad tegelikult osutuda riigile väga ohtlikeks, aga jälle, Greta ei hooli sellest. Ta ei mäleta seda, et kui ta seisab laval nende inimestega, tunneb ta end ebamugavalt. Ei. Ta lihtsalt levitab seda naeruväärset ideoloogiat, üldse mitte hoolides noortest tüdrukutest, keda tema kogukonnas vägistatakse, ega sellest, mis tema ühiskonnas toimub, lihtsalt süüdistades, te olete kohutav valitsus, teil pole inimlikkust. Ja ma ütlen seda otse, ütlen selgelt. Kui sa ei hooli omaenda perekonnast, omaenda inimestest, omaenda õdedest, rohkem kui teistest kohutavatest meestest, siis oled just sina see, kellel puudub inimlikkus.
lihtne, selge ja arusaadav. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.